teen. Südames tunda uut jõudu veel ja veel. Kiigu ja liumed jalad ei puuduta maad. Anna hoogu veel juurde nii palju kui saad. Kuni on möödumas päev, õhtust öösel jälle siis näeb, et langevad tähega taevast rõõmust. Meie Kilingi-Nõmme gümnaasiumi 75. lennuvõte, andes üle kooli lippu, tõotame kanda kõrgel oma kooli väärikat nime, mitte unustada oma kooli õnneks kaugele ja kauaks, teha kõik meist sõltuva riigi ja rahva püsimehmise nimel. Tõotame! Meie Kilingi-Nõmme gümnaasiumi abituriendid, võttes vastu kooli lipu, lubame hoida kõrgel kooli ja lipu au. Lubame. Tere, head õpetajad, koolipere, külalised. Te saite sellega hakkama. Te elasite üle need varahommikused äratuskellade helinad
ja lõputuna näivad lahendamist vajavate ülesannete kuhjad. Kui ma teid vaatan, näen ma isiksusi, kes on selle teekonna läbinud ühiselt. Ainetundidest kuni eksamiteni välja olete jaganud naeru ja ehk pisaraidki. Olete üheskoos loonud mälestusi, mis kestavad kogu eluaja. Selle vahva teekonna eest peab kindlasti tänama ka neid superkangelasi, kes teid sel käänulisel teekonnal juhtinud on. Need on teie õpetajad. Nad ei ole teile õpetanud ainult trigonomeetrilisi funktsioone või Juhan Liivi luulet, nad on teile õpetanud ka venitamise kaunist kunsti ja hästi välja mõeldud ettekäänete tõelist väärtust. Neid kõiki on täna põhjust tänada nende kannatlikkuse, pühendumise ja hea huumorimeele eest. Ka teie vanemad väärivad suurt tänu. Nad on teile pakkunud kõikumatut tuge kogu teie koolide jooksul. Nad on olnud nii teie isiklikud autojuhid, psühholoogid kui aeg-ajalt kindlasti ka teie isiklikud pangaautomaadid. Aitäh teile, lapsevanemad, nende tublide noorte kasvatamise eest. Olles astumas oma elu järgmisesse peatükki, on loomulik, et tunnete segu erutusest ja ebakindlusest. Maailm võib tunduda veidi hirmutav, kuid pidage meeles, te olete valmis. Teid on varustatud teadmiste ja oskustega ning teile on edasi antud väärtused, mis aitavad teid teie teel. Kuid pidage meeles, ärge kartke ebaõnnestumisi, vaid hoopis väärtustage neid. Jah, väärtustage ebaõnnestumisi, sest need on olulised õppetunnid teie teel edule. Väärtustage kõiki piinlikke momente ja eksitusi ning õppige neist, sest tihti tulevad suurimad teadmised olukordadest, kus oleme komistanud, ennast uuesti kokku võtnud ja edasi rühkinud. Jätkake oma edukat teekonda ja avastage maailma avatud südamete ja meeltega, huumoriga ning kõigutamatu usuga iseenda võimetesse. Elu on ettearvamatu. Isegi kui seda hoolikalt planeerida, on seal siiski omad kurvid ja käänud, kuid naeru, vastupidavuse ja oskusega leida rõõmu väikestest asjadest saate te hakkama kõigega, mis teie teele satub. Palju õnne ja näidake kogu maailmale, kui tähelepanuväärsed te olete. Saarde vallavalitsus on teie üle väga uhke. Aitäh! Tere! Ma ei tea, kas mul on palav või on emotsioonid kõrgel. Nii, kui pea on kõva, siis mõtted on pehmed. Vanematega koos tehtud kodused ülesanded, mis olid vähemalt hindele rahuldav, on ju ka näitajaks, et käbi ei kuku kännust kaugele. Kallid külalised, õpetajad ja lõpetajad. 12 aastat on märkamatult möödunud, kuigi ma vist isegi märkasin seda natukene. Võime küsida, mis me täna teeme siin? Kas peaks olema millegi lõpp või hoopiski suur samm millega alguse poole? Langeb pinge õpetajate südamelt, et nii hullu lendu nad enam tiivustama ei pea, kuid mälu lühikene, koolitee pikk. Ja samuti ootab teid kallid õpetajad helge tulevik. Tuleb aeg, mil igatsete neid koolipäevi, kui rõkkas nali ja naer. Õpetajad mõtlesid, et küll see 75 lend on ikka pead valutama panev vaev. Kes kurtis, kes kibedaid pisaraid valas ja tundide viisi õpilaste hala kuulas. Kas ka päriselt kuulasite või kuulsite? Kas mõistsite, mida keegi neist suudab ja tulevikus meie eluvaadet ja maailma muudab? Mõistke ka seda, et vahest on õpilase spikker magusam, kui tunnis kuulatud õpetaja präänik. Täna seisavad nad kõik teie ees, või õigem istuvad praegu. Kallid lõpetajad, pange end proovile, andku saatus teile mõistust ja mõistmist. Nagu ütles Oskar Lutsu suves Joosep Toots Köstrile, jah, oma hinge eest tuleb hoolt kanda. Ja lõpetan oma kõne teie armastatud telesaatejuhiga, nagu ta ütles alati, mina tänan. Kõik.
meie kooli aula eripärad, kui külalised ei tea, kes seal taga püsti seisavad, tulge ette poole, siin on natuke soem vähemalt. Julgemalt, jah. Lugupeetud Kilingi-Nõmme gümnaasiumi abituriendid. Täna on teie jaoks eriline päev, sest tähistame teie lõputunnistuste saamist ning Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ajaloo järgmist peatükki. See on hetk, mille nimel te kõik olete kõvasti pingutanud, õppinud, olete kasvanud ja oma teadmisi täiendanud. Tänane lõpuaktus on teie töö ja pühendumuse tunnustamise hetk. Ma jätan mõned lõigud vahele, siis pääseb varem õue. Lõpetuseks soovin teile ja teie lähedaste... Lubage, ma lõpetan. Lõpetuseks soovin teile ja teie lähedastele meelde jäävat pidupäeva. Tänan teid selle aja eest, mis oleme saanud koos koolis veeta. Kilingi-Nõmme gümnaasium on uhke teie üle ja usub, et te olete valmis maailma vallutama. Palju õnne teile kõigile kooli lõpetamise puhul, austusega teie Chat Open EI. Üks kord on alati esimene, ehk siis, ütlen ausalt, proovisin ja head abituriendid, lasin selle kõne, pikema kõne, siis tehisintellektil valmis kirjutada. Ja ma ei tahaks üldse hakata mõtlema selle 12 aasta peale, mis te olete siin koolis õppinud ja gümnaasiumis olnud, vaid pigem suunata teie mõtted sellele, milliseks muutub teie elu järgmise 12 aasta jooksul. Kellel teist oli esimesse klassi tulles nutitelefon? Ahah, ei olnud mitte kellelgi. Ma ei hakka küsima, kellel teist täna ei ole nutitelefoni. Siin ei pea isegi märku andma, kui palju te lasite tehisintellektil kirjandusõpetajale töid esitada. Ilmselt gümnaasiumi astme jooksul jõudsite juba seda teha, vaadates teie nägusid. Nii et tegelikkuses tuleme selle juurde, et meie õpetajad, teie vanemad ei ole saanud teid õpetada. Nad on saanud luua teile ainult selle võimaluse, et te ise õpiksite ja oleksite valmis mitte ainult järgmine 12 aastat, vaid järgmised 10 aastad oma elus õppima, et te suudaksite kõikide nende väljakutsetega, mis teid elu sees ootab, toime tulla. Ja tuleb öelda, et ega see tehisintellekt väga halvasti ei kirjutanudki, et kool võib teie üle uhkust tunda. Absoluutselt. Ei saa mainimata jätta ja teid tänamata jätta selle eest, et inglise keele riigieksami tulemused on märkimisväärselt üle vabariigi keskmise. See, et te eesti keele lõpueksami, riigieksami tulemused saavutasite märkimisväärselt üle vabariigi keskmise. Aitäh teile! No see, et matemaatikat ja aplaus on siin kohal nii õpetajatele kui kodudele, abiturientidele ka. Ja see, et matemaatikat ei ole te väga armastanud, pole midagi teha, eks elu näitab, milliseid ülesandeid, tehteid te peate elus kõige rohkem rakendama hakkama. Ma ühe numbri tooksin nüüd küll. Täna on siin aulas 2765 Kilingi-Nõmme gümnaasiumi keskkooli või siis gümnaasiumi lõpetaja. Et pikk on olnud siinse kogukonna kooli tee ja teie olete ju loomulikult kõik ja te vanematest ka, kes on meie kooli lõpetajad, ühtlasi oodatud 21. oktoobril vilistlaste kokkutulekule. Nii et nii palju infot ja uudiseid teile kõik korraga. Te tahtsite nalja, et saaks. No ma arvan, et tegelikult see chat oli päris hea nali, kui direktor seda esimest korda elus kasutas. Nii et kui tahab keegi mulle nõu anda, ma vaatan siin kelmikaid nägusid, et oleks saanud parema kõne tellida, jah? Et siis saate mindki õpetada.
Nii et veel kord, aitäh abituriendid, et te olete niisuguse panuse ja jälje meie kooli jätnud, aitäh lapsevanemad, et te olete meie kooli usaldanud, aitäh õpetajad, et on nii vahva ja edukas õppeaasta lõppemas. Lähme kõige pidulikum osa juurde ja kutsun appi Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õppelajuhataja Kairi Kaldoja. Head lõpetajad, lapsevanemad, koduvalla esindajad, kolleegid, sõbrad, tuttavad, kõik, kes te täna siin selles kuumas aulas viibite. Mul on ülim rõõm alustada täna Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõputunnistuste kätteandmisega. Kuid, nagu igal aastal, on meie abiturientidele ka üks väikene iseloomustus koostatud ja selle on teinud teie armas klassijuhataja ja õpetaja Kadri. Minul on täna suur au ja rõõm need väikesed iseloomustused teie kohta ette lugeda. Ja traditsiooniliselt alustame tunnistuste kätte jagamist meie medalistidest. Kuid alustagem siis. Pirte on väga tark ja kohusetundlik. Talle jäävad asjad hästi meelde ja ta armastab raamatuid lugeda. Ta on sihikindel, sõbralik ja rõõmsameelne. Pirte usub, et liikumine on hea tervise ja erksa vaimu aluseks ja seetõttu meeldib talle väga jalutada ja jõusaalis käia. Pirte armastab numbreid. Tema tulevane töö peab olema seotud matemaatikaga. Ideaalis sooviks ta saada finantsjuhiks, kes tüürib enda asutatud ettevõtet. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab kuldmedaliga Pirte Lall. Palju õnne! Medalistid saavad siis vanemaga siin kooli ees pilti teha, aga teistel on võimalus pärast juba väljas koos fotograafiga pildistada. Liigume edasi. Kennerti toimetamisi juhivad distsipliin ja kohusetunne, mida vanemad on talle juba väikesest saadik õpetanud. Kennert on energiline, rõõmus, leidlik, loov ja väga suure töötahtega. Kennert armastab autosid, ta oskab neid remontida ja tuunida. Kennert mõlgutab mõtteid minna õppima Sisekaitseakadeemiasse tolli ja maksunduse erialale, kuid talle meeldiks väga ka automaalri elukutse. Kennertile on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab hõbemedaliga Kennert Rannamaa. Palju õnne!
ja medalistid saavad vanemaga. Uhke pildi veel. Ja üksi saab ka loomulikult. Ja tuleb veel medaleid. Rasmus on optimistlik, heatahtlik ja rõõmsameelne. Tema tugevaks küljeks on väga hea suhtlemisoskus. Ta on viisakas ja alati abivalmis. Rasmusele meeldib sporti teha, sporti jälgida ja autoga sõita. Rasmus unistab tulevikus palju reisida. Rasmuse jaoks on oluline, et tema tulevane amet oleks mitmekülgne ja tal oleks võimalus ise oma äri juhtida. Loodetavasti aitavad seda unistust ellu viia ettevõtlusõpingud mõnes Tallinna ülikoolis. Rasmusele on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ja hõbedane rinnamärk ja Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab hõbemedaliga Rasmus Rist. Palju õnne! Jätkan klassijuhataja poolt kirja pandud mõtete ettelugemist. Toomas Samuel on organiseeritud, distsiplineeritud ja täpne. Ta ei hiline mitte kunagi. Kui mingi teema teda huvitab, siis ta läheb selle uurimisega süvitsi. Toomas Samueli paelub kõik, mis on seotud kosmose ja kaugete planeetidega. Lisaks meeldib talle teha jõusaalitrenni ja vaadata telekast sarju. Vahel mängib Toomas Samuel saksofoni ning väga tihti viskab õhku mõne eriti humoorika mõtte. Tuleviku tarbeks on tal valmis mõeldud mitu valikut. Sisekaitseakadeemias võiks temast saada politsei koerajuht, aga samas tunduvad ka sõjakool ning info- ja teabehaldus. Toomas Samuelile on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus, hõbedane rinnamärk ning ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, füüsikas ja kehalises kasvatuses. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab 4/5. Toomas Samuel Berg, palju õnne! Huulte vahel valge hamba pärlikett. Tuled mu juurde ja kahe käega Sander on rahulik, sõbralik, kannatlik, uudishimulik ja leidlik. Sandrile meeldivad arvutid ja elektroonika. Lisaks armastab ta muusikat ja loodust. Tema tehniline taiplikkus leiab lahenduse igale nutimaailma puudutavale küsimusele. Sander loodab, et temast saab tulevikus IT-spetsialist. Sandrilegi on väljastatud riigikaitsetunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Sander Juurik. Palju õnne, Sander!
su paljaid õlgu kataks valge kohel lumi. Ja et raadus paju otsas istub. Me võime tooli tuua fotograafile. Üle hämarduva tänava lendab kiire. Gregori suurimaks trumbiks on improviseerimisoskus ja loovate lahenduste leidmine. Gregor on aus ja ütleb välja kõik, mida peab väljaütlemise kõlbulikuks. Rutiin ja halli massi sisse sulandumine on Gregori jaoks vastuvõetamatu. Ta unistab vabast elust ja soovib tulevikus võimalikult vähe teistest sõltuda. Gregor loodab, et tal õnnestub pärast sõjaväge jääda tegevteenistusse ning kaugemas tulevikus näeb ta ennast talupidajana. Gregorile on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab 4 ja 5 tunnistusel. Gregor Kuru, palju õnne! On hetki, mida võime korrata ja on kordi, milles pöördab tormata ja ei hooli, meist ei hooli. Anette on seltskondlik, rõõmsameelne ja sõbralik. Talle meeldib olla sõpradest ümbritsetud ja nendega koos aega veeta. Anettele meeldib sporti teha ja arvutimänge mängida. Tulevikus õpib Anette hea meelega Sisekaitseakadeemias tolli ja maksunduse või politsei erialal. Lisaks unistab ta maailmas rändamisest ja mõnes sealses toitlustusettevõttes kokana töötamisest. Anettele on väljastatud sisekaitse õppetunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Anette Lentsmelt. Palju õnne, Anette! Gertrud on jutukas, sihikindel, kohusetundlik ja abivalmis. Ta on alati valmis panustama, kui mingi asi on vaja ära teha. Lisaks on ta sportlik ning mõistab väga hästi joonistada ja maalida. Gertrud veedab hea meelega aega tema jaoks oluliste inimestega. Tuleviku suhtes tunneb Gertrud, et parim on elu usaldada ja vaadata, mis sellel pakkuda on. Hea meelega õpiks ta telekommunikatsiooni, nii et pole välistatud, et kunagi näeme teda teleekraanidel. Gertrudile on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk, lisaks ainekiituskiri eesti keeles, kirjanduses ja kunstiõpetuses. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab tunnistusel vaid 4 ja 5 Gertrud Liibenau. Palju õnne, Gertrud!
German on väga sportlik. Ta käib jõusaalis, mängib sulgpalli ja lauatennist. German oskab olla nii rõõmus kui ka tõsine. German armastab tohutult oma koera. German usub, et kui midagi väga tahta, siis see ka õnnestub. Hetkel paelub Germanit mälukunst ehk siis oskus ja võime kõiki asju efektiivselt ja hästi meelde jätta. Lähitulevikus loodabki ta just selle põneva alaga tegeleda. Germanile on väljastatud samuti riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab German Pervušin. Palju õnne, German! Anna-Maria on väga osavõtlik ja hooliv. Tema jaoks on täiesti tavaline põigata vahetunni ajal klassi sisse ja küsida siiralt, õpetaja, kuidas sul läheb? Anna-Marial on suur süda ning avali hing. Ta on naerusuine ja uudishimulik ning hoiab väga oma lähedasi inimesi. Anna-Maria tunneb suurt huvi raamatupidamise vastu ning on teinud juba esimesi samme, et tulevikus sellel alal väga hea olla. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Anna-Maria Pervušina. Palju õnne, Anna-Maria! Sulatad üles, minus kõik tule ja jää. Oleme kuulanud lillede laulu, kargete jõgede keel. Oleme üheskoos loojangut näinud, vahel ka eksinud. Maria on alati rõõmsas tujus. Ta suhtleb meelsasti inimestega ning ajab julgelt ja iseseisvalt korda kõik asjad, mis vaja. Maria teeb sporti ning armastab kokkamist. Ta kuulab hea meelega muusikat ning arvab, et päikeseloojangud on imelised. Tulevikuameti puhul on tema jaoks tähtsaim, et töö oleks mitmekesine ja võimaldaks pidevat ringi liikumist. Hetkel vaatab Maria riigikaitseõpingute suunas. Ja Mariale ongi väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Maria Peterson. Palju õnne, Maria! Oleme kuulanud lillede laulu, kargete jõgede keel. Oleme üheskoos loojangut näinud, vahel ka eksinud veel.
ja jätkan teie klassijuhataja kirja pandud iseloomustuste ettelugemist. Jaani tugevuseks on oskus säilitada keerulistes olukordades huumorimeel. Ta leiab kõiges positiivset ning ei lase negatiivsel iial oma tuju rikkuda. Jaan Markus on sõbralik, sportlik ja töökas ning teeb alati kõigile välja. Jaan Markus usub iseendasse. Pärast kaitseväge loodab ta jääda tegevteenistusse, et siis sealt edasi pääseda loodetavasti välismissioonidele. Saadud kogemusi ja teadmisi rakendaks ta tulevikus meelsasti oma koduriigi päästeteenistuses. Jaan Markusele on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Peale selle veel ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Jaan Markus Raid. Palju õnne, Jaan Markus! Ei teadnud õigeid mõsu, kas algas uus või lõpeb kõik. On loojang see või koidugi. Seisan ja ootan viimases jaamas. Algab kõik uus või on ümber saamas. Tunnen, et sulab valgel mul lumi või on Oliveri iseloomustab kord, distsipliin, loogiline mõtlemine ja suur töötahe. Oliver on mõtisklev ja vaikne. Ta armastab kõike, mis on seotud arvudega. Teda huvitab programmeerimine, mehaanika ja matemaatiline mõtlemine. Arvude maailmast puhkab ta vaimu perefirmas muru ja metsa kasvatades ja hooldades. Oliver soovib tulevikus õppida ülikoolis IT-d ja programmeerimist. Oliverilegi on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Lisaks ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Oliver Rätsep. Palju õnne, Oliver! võib vaikidesi rääkida ja puudutamata tunda. Kui jälle läheb mu hingele, see kontsert möödub. Seisan ja ootan viimases jaamas, algab kõik uus või on ümber saamas. Janeli on sõbralik ja hooliv. Ta oskab enda ees seista ja on vajadusel otsekohene. Ta hoiab väga oma lähedasi sõpru. Janeli armastab autosid ja keerab ka ise meelsasti rooli. Ta soovib kindlasti oma tulevikku siduda ülikooli õpingutega, kas siis sotsiaaltöö või sisekaitse vallas. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Janeli Salujärv. Palju õnne, Janeli! Viimases jaamas algab kõik uus või on ümber saamas. Tunnen, et sulab valgel mul lumi või on need pisarad hommikuni. Seisan ja ootan viimases jaamas, algab kõik uus või on ümber saamas. Sander on väga julge suhtleja. Ta on viisakas, abivalmis, energiline ja sportlik. Ta naudib seltskonnas olemist ja saab kõigiga hästi läbi. Sander on väga osavõtlik. Ta käib vabatahtlikult meie lennu istutatud mändi kastmas. Sander ei karda kõrgust. Tulevikus oleks ta hea meelega tuuleparkides tuulikute hooldaja, aga enne seda ootavad teda õpingud Sisekaitseakadeemias või näiteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
kus talle meeldiks avastada teedeehitust ja droonidega seonduvat. Sandrile on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Lisaks ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, füüsikas ja kehalises kasvatuses. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Sander Statsenko. Palju õnne, Sander! Egrit on hakkaja. Kui ta midagi tahab, siis ta sellega saab. Ta on hooliv, abivalmis ja rõõmsameelne. Egrit oskab erinevaid asju kokku miksida ja on stiilne riietuja. Egrit unistab heast karjäärist ning selle unistuse täitumiseks tahab õppida ettevõtlust, et siis tulevikus olla iseenda peremees. Oma loodud ilusalongis või rõivabutiigis. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Egrit Toomsoo. Palju õnne, Egrit! Karl Johannes on sportlik. Talle istuvad ühtviisi hästi nii korvpall, võrkpall kui ka jõusaalis käimine. Kui miski talle huvi ei paku, siis lükkab ta selle tegemist edasi. Aga kui lõpuks kätte võtab, siis teeb ära ja korralikult. Karl Johannest huvitavad sündmused, mis maailmas toimuvad. Näiteks riikidevahelised suhted. Ta arvab, et sellistest teadmistest on elus kasu. Karl Johannes usub, et kui vaeva näha, tasub kõik kunagi ära. Tulevikus töötaks ta hea meelega ehitusvaldkonnas, näiteks siseviimistlejana. Karl Johannesele on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab Karl Johannes Uba. Palju õnne, Karl Johannes! Berit ei jäta iial asju viimasele minutile ning talle meeldib, kui kõik on puhas ja korras. Ta võtab meelsasti erinevatest tegevustest osa ning on alati valmis andma oma panuse asjade õnnestumisse. Berit on aus ning jääb sealjuures alati poliitiliselt korrektseks. Berit armastab looduses käia ning joonistada ja maalida. Talle meeldivad koerad ja kassid ning ta unistab reisimisest. Berit õpiks meelsasti Sisekaitseakadeemias politsei ja piirivalvega seonduvat, kuid teda huvitab ka digiturundus. Beritile on väljastatud riigikaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Lisaks ainekiituskiri kirjanduses ning kunstiõpetuses. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab 4 ja 5 Berit Vahter. Palju õnne, Berit!
Miilo on sõbralik ja lahke. Ta on hea suhtleja ning talle meeldib sõpradega väljas käia. Ta valdab ühtviisi hästi ehitamist, puutööd ja masinate parandamist. Miilo usub, et ta lööb elus hästi läbi. Tulevikus sooviks ta õppida selgeks kõik keevitamise saladused ning saada sellel alal parimaks. Miilole on väljastatud sisekaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab 4 ja 5 Miilo Vill. Palju õnne, Miilo! Ja ongi kätte jõudnud aeg 2765. lõpetaja kätte. Frederik on julge katsetaja. Ta ei ütle iial uutele väljakutsetele ei. Talle meeldib, kui saab actionit. Frederikul on alati lai naeratus näol. Ta on sõbralik, viisakas, abivalmis ja tahab kõigile head. Ta on osav suhtleja, tihtipealne klassipoolne suhtekorraldaja ja läbirääkija. Frederikule meeldib looduses käia ja uusi põnevaid toite maitsta. Frederik usub, et tema unistused lähevad täide. Tulevikus sooviks ta õppida arhitektuuri või IT-d. Frederik loodab, et tal õnnestub välja mõelda maailma ägedaim äriidee. Frederikülegi on väljastatud sisekaitseõpetuse tunnistus ning hõbedane rinnamärk. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi lõpetab 4 ja 5 tunnistusel. Frederik Voolmaa, palju õnne, Frederik! Ma võiksin käia kas või mööda vett. Miks nii raske sulle on öelda, et kakskümmend noort ja imelist lõpetajat, aga ilma ühe õpetajata ei oleks te võib-olla nii kaugele jõudnud. Teiega täna siin aulas kõigi ees istub, kuulab kaasa, emotsioonid möllavad teie klassijuhataja Kadri Karon. Ma arvan, et on paslik hetk kutsuda Kadri Karol hetkeks siia, teha talle suur aplaus ja tänada teda tehtud töö eest. Kadri Karon, aitäh! Armsad 12-ndikud, kooli lõpetamine ei ole lõpp.
See on alles suure inimese elu algus. Soovin sulle õnne selle saavutuse puhul ja julgustan sind jätkama õpingutega ning oma unistuste poole pürgimisel. Ära karda takistusi, ära heitu ebaõnnestumisel. Usalda end ja usu iseendasse. Palju õnne, 75. lend. Tuult tiibadesse teile. Meie stipendiumi saaja on noormees. Ta on positiivse ellusuhtumisega, sõbralik, abivalmis, kohusetundlik, viisakas, osavõtlik, aktiivne ja veel palju häid omadusi. Ta on esindanud kooli erinevatel spordivõistlustel ja on olnud aktiivne tunnivälises tegevuses kaasalööja. Mees, kelle peale saab alati 100% kindel olla, ta on südamega Saardes, ta on Sander Statsenko. Tere austatud kohalviibijad, minu kallid klassikaaslased, õpetajad, lõpetajate vanemad, vanavanemad, sugulased ja sõbrad. Igaühe jaoks on 1. september millegi tõttu meelde jääv, kes näeb pärast vaheaega sõpru, kes ootab pikisilmi kooliaastat ja kes juba lõpetamisest unistab. Kui mina mõtlen, mis toimus minu peas 1. septembril 2020. aastal, mäletan ma selgelt, kuidas istusin suveaias laululaval ja nutsin. Ma nägin enda ümber vaid võõraid, teistsuguste tavade ja mälestustega inimesi. Ma kartsin, et mind ei võeta mitte kunagi omaks ja ma ei sobi siia seltskonda. Aga mida aega edasi, seda enam ma mõistsin, kui sõbralikud, kokkuhoidvad ja pöörased need inimesed on. Ja kui sa vaid ise soovid, oled alati teretulnud. Me oleme tänaseks päris palju muutunud. Kas mäletate veel aega, kui Jaanil polnud habet, Kennertil oli vinge tukk, Maria blondipäine ja Karl poole väiksem? Kuid välimus pole ainus, mis on teistsugune. Ka meie teadmised ja mõttemaailm, arusaamad ja väärtused on teistsugused, kui olid seda varem. Ma ei ütle, me kõik teame, mis edasi saab, aga meid on selleks hästi ette valmistatud. Sellele keerukale rännakule suunasid meid meie vanemad. Just nemad on need, kes väärivad seda esimest tänusõna. Aitäh teile, et olete meil alati olemas olnud. Tugevalt nende käest kinni hoides astusime oma esimesed arglikud, kuid samas lootusrikkad sammud koolimajja. Siinses majas võtsid põngerjad vastu direktor Erli Aasamets ja klassijuhataja Ere Pahk ja Mai Seller. Kõik, kes teiega seda teekonda alustasid, tahavad teile ühe suure kalli teha. Ning meie, kes alustasime oma teekonda kaugemal või lähemal, saadame tänusõnad oma esimestele klassijuhatajatele. Hiljem said siinses majas klassijuhatajateks Monika Ringas, Signe Vahtramäe ja Kadri Karon. Ka teile ütleme südamlikud tänu ja kiidusõnad. Ning muidugi ei saa me unustada meie kalleid aineõpetajaid, sest teiega möödus kogu meie kooliaasta. Erksalt on meeles need raamatu vastamised, kus päev enne oli kogu raamatukogu meid täis. Kõik need kontrolltööd, mida iga hinna eest tahtsime edasi lükata. Ja need tunnid, kus palusime õue minna või valevat vaadata. Filmi, mida me oleme 3 aasta jooksul vähemalt 10 korda vaadanud. Sisimas ma arvan, et kõige suurema tänu väärivad minu klassikaaslased. Sest kui me poleks üksteisele olemas olnud, oleks vähemalt pooled meist juba paberid välja võtnud ja Soome ehitajaks või koristajaks läinud. Kui olid rasked ajad, me toetasime teineteist. Ja kui millegagi rahule jäime või lihtsalt tundsime soovi, läksime ühiselt Peebu kämpingusse ja pidasime maha ühe korraliku peo. Seal juhtus nii mõndagi ja ma usun, et me ei unusta seda niipea. Aitäh teile, et ei olnud vaid klassikaaslased koolipingis, vaid te olite nagu õed ja vennad. Me naersime, nägelesime ja vedasime üheskoos lõpuni. Ja tegelikult ma nüüd tunnistan, et ma veits luiskasin, sellepärast, et kõige suurema tänusõna väärib meie klassijuhataja, Kadri Karon. Kõik, mis tarvis oli, sai alati just tänu talle tehtud.
ta oli meil olemas, ta kuulas ja lohutas. Ma mäletan väga hästi, kui minul olid raskemad ajad, oli just tema see, kes tuli minu juurde, märkas mu näolt kadunud laia naeratust ja tundis muret. Tol hetkel ma küll ei öelnud seda, aga see tähendas mulle väga-väga palju. Ja see teebki temast väga hea klassijuhataja. Ta ei ole ainult õpetaja. Ta on südamik, kaastundlik ja ta on meile nagu ema, keda koolis olles meie kõrval ei ole. Me tahame kogu klassiga sind südamest tänada ja üle anda väikese mälestuste kogumiku ja kingituse. Palun, Kadri! Veel tänan ma enda teist kodu, Kilingi-Nõmme õpilaskodu. See oli koht, kus sain olla mina ise. Ma sain puhata, õppida ja veidi ka pättusi teha, aga sellest ajalugu vaikib. Ma tean, et meie klassist peale minu veetsid seal veel 8 õpilast oma õhtuid. Ristkorrutisega saadult on see 45% meie klassist. Ehk siis, et peaaegu pooled. Ja just seega läheb meie lennukingitus õpilaskodule, et kasvatajad saaksid õpilased õigel ajal üles ja kooli poole saadetud ning et keegi ei magaks maha ühtegi huviringi, söögikorda või tundi koduste tööde tegemiseks. Palun kedagi siia, et vastu võtta meie kingitus, üks ilus, suur, täpne seinakell. See on olnud üks megavinge seiklus. Kõik, mis juhtus põhjusega. Kõik, mida teada saime, on meil kuskil mälus oppides olemas ja kui meid teadmisi vajame, leiame kindlasti üles. Ma loodan, et meie teed viivad meid kaugele ja kõrgustesse, kuid ärme siiski unusta, et üks kena valge telliskivimaja on seismas väikse männituka sees. Aitäh teile ja ilusat pidupäeva! Väikse männituka sees ja läbi aastate ning erineva ja ta hoolt on kandunud tuleviku eest. On kooliaeg nii pikk ja vaevarikas, kuid ilus sellest hiljem aru saad. See maja omaseks jääb sulle ikka, ka siis, kui aastaid juurde kogud saad. Oma kooliau pean ikka kõrgel, tean tööga kaasnema peab hool. Püüan kasvada niisama sirgeks, kui männid, mille keskel on me kool. Kui männid, mille keskel on me kool. On me kool. Väikse männituka sees ja läbi aastate ning erineva ja ta hoolt on kandunud tuleviku eest. On kooliaeg nii pikk ja vaevarikas, kuid ilus sellest hiljem aru saad. See maja oma
viimaseks jääb sulle ikka, ka siis, kui aastaid juurde kogud sa. Oma kooliau pean ikka kõrgel, tean tööga kaasnema peab hool. Püüan kasvada niisama sirgeks, kui männid, mille keskel on me kool. Siit on 7300 päivä. Tasaajan matkahuollon nouhis sut viimeksi siellä näin, kun pikavuoro lähti Helsinkiin päin. Sä olit liian maailman nainen näihin pieniin kyliin. Muistatkohan vielä kun nukahit mun syliin. Olit niinku Whitney, minä Costneri Kevini. Ja karvalakki Corollani Gedelevini. Meidän piti ajaa niin kauas kun riittää bensaa. Sit maailman romahti, sun mielestäni en saa. Sulle etupenkilläni paikka aina. Ensin rakkauteni Korhosen taina. Minä jäin, sä muutit opiskele Saksaan. Itkin kuunnella.